Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta. Tere teisipäeva, Mehed ei nuta eetris, naeratav Peep Pahv Postimehest, Tarmo Paju, kes ei naerata, näpib oma telefoni siin Õhtulehest ja Jaan Martinson. Tervist, lase mul tere ka öelda inimestele. No aga sa näpid oma telefoni, sa ei saa ju tere öelda. Mul tundub, et Jaan ikkagi ei oska saada sisse juhatada, siin tuleb ikka määrata talle nüüd nagu meeleparandust tuleb määratada mentor ja mina olen nõus hakkama Jaan Martinsoni mentoriks, et saate sissejuhatus ja see kõik, üldse see saates ülalpidamine ja see kõik muutus nagu paremaks, nii et aga aukohust ei ole veel olnud. Ei, aukohus oli, mina Tarmo siin kõrvalruumis otsustasime, et saan hakata sinu mentoriks, et sa vajad seda ja muidugi tuleb ka valinoomitus sulle määrata. Arvestuskaardide kandmisega. Peep, kui keegi siin ikkagi mentorit vajab, siis oled see sina loomulikult, et ohjeldada sinu sõnavõtte ja kõike muud rumalusi, mida sa siin korda saadad. Põhimõtteliselt meie kuulajad võiksid Facebooki kirjutada, et kes vajaks mentorit ja kes võiks olla siis selle vaja ja mentor. Ma arvan, et nii võiks olla. Seda, et see on praegu otsustatud, Jaan, et sina oled nüüd, nagu ütleb, minu hoole all ja nii, et palun nüüd edaspidi siis... No me võime Peep ka hääletada, me võime ka hääletada muidugi. Siin on midagi hääletada. Siin on midagi hääletada. Läheb, kui teile meeldi, siis võite välja astuda. Kuule, isegi Keskerakonna juhatuses hääletati. No ma hääletangi, mina olengi juhatus. Kes on selle poolt, et Peep Pahv saab Jaan Martinse mentoriks? Nii, aga räägime asjast. Suusahooaeg lõppes ja mitte midagi rõõmustat ei ole. Üle aastate kõige kehvemad tulemused, noh, ütleme nagu... Tead, ei ole üle aastate kehvem. Ma vaatasin, et sisuliselt samad tulemused olid ka tegelikult eelmine aasta. Kuigi esisajas oli mõni suusataja rohkem, siis ütleme sellist absoluut tulemust maailmakarikasarja kokkuvõttes ei olnud paremad. No siiski päris suur vahe oli selles mõttes, kui me murdmaasuusast räägime, tegelikult lõppesid ju kõikidel suusaaladel MK-sarjad ja suured hooajad, siis Eesti meessuusatajad said ikkagi MK-sarja punkte tervikuna rohkem kui 2 korda vähem kui eelmisel hooajal. See vahe ikkagi on. Ei, seda küll, ma mõtlen, ma rääksin kohtadest. Olgu jah, seal on Andrus Veerpalul, Jaak Mael ka väikene osa, aga sellegi poolest. Nii, näiteks minu jaoks on kõige hullem on ju see, et me oleme suutnud nii-öelda distantsi suusatamise lõplikult ära kaotada. Meil on ainult üks mees, üks suusataja, tähendab üldse üks suusataja kogu Eesti peale kokku, kes on suutnud MK-punkte saada distantsi suusatamises. Aivar Rehemaa ja 2 korda ja ei olnud ta seal eesotsas midagi. Kõik. Ei, loomulikult ta kokkuvõttes oli mingi 137 või midagi sellist. Jah, rohkem meil ole, kõik on sprinterid. Kogu Eesti on sprinti täis. Aga vaata, aga distantsi suusatamiseks, ütleme, kõrgete otsaudust tuleb teha ikka väga ränka tööd ka, Jaan. Olgem ausad. Tuleb ikkagi meeletud mahtu taluda ja kõike. See ei ole ju kerge. Miks me peaks nii palju pingutama? Olete te kindlad, natuke läheb iroonia radadele, aga olete kindlad, et Karel Tammjärv või Algo Kärp ikkagi ei tee seda tööd? Ma julgeks selles iroonias nagu kahelda, ma olen üsna kindel, et nad teevadki seda tööd ja noh, kui milleski kiita, kuidas see õige ametinimetus Mati Alaveril praegu olekski öelda praegu. No ta on lihtsalt Karel Tammjärv ja Algo Kärbi isiklik treener. Et kui milleski kiita, siis selles, et ta oskab ikkagi leida jällegi need viimasedki helged kohad kuskilt üles ja tõepoolest tänases sinu loos, kui ma õigesti mäletan, minna tagasi aastasse 95-96, kus ka Veerpalu ja Mae ei saanud ühtegi MK-sarja punkti, Elmo Kassini 9 punkti olid tollel hooajal ainsad punktid üldse ja siis tol ajal sprinti ju kavas ei olnud. Nüüd on seda punkti on muidugi hea vajutada seni, kuni aeg ei ole näidanud, kas tal on õigus, et Tammjärve ja Kärbi karjäär läheb sama rada või mitte. Kuule, see oli aasta 93, kui Elmo Kassin ainsana sai punktid. MK-punktid, ühesõnaga, ka distantsi sõidul, ühesõnaga praegu oleme siis seal aastad tagasi, aga mis järgmine aasta toimus? Teate, jah? 7 Eesti suusatajad said MK-punkte. 7 Eesti suusatajad said MK-punkte ja kõik distantsil. Mis te arvate, et järgmine aasta on meil jällegi 7 distantsi suusatajad? Ei ole. Aga selles jutus... Siis oli lootust, siis tuli Veerpalu, siis tuli Mae. Jaan, aga Mati Alaveri selles jutus muidugi on oma iva, et ütleme, et võib-olla, ma Algo Kärbi kohta jätskime öelda, et tema minust nii noor ei ole, aga Karel Tammjärv küll, et võib-olla, ütleme, see aasta oli ikkagi see aasta, kui tuli ikka teatud need mahud ja trennid ikkagi ära kannatada teha
ja see võib veel, ütleme, järgmist aastat mingit tulemust anda. Ei no mingi lootus peab siin olema, jah. Väga suurt optimismi on muidugi julge siin üles näidata, see on ka nagu selge. aga ma siin ei tõmbaks muidugi mingit joont sprinterite ja distantsimeeste vahel, et mis seal tervikuna ei ole vahet, kust meil need suured tiitlid tulema hakkavad, kas sprindis või distantsil. Suusatamine on distantsi sõit. Aga okei, see ei ole teema praegu. Et pigem sama muret tekitav või veel rohkem muret tekitav on ikkagi ju see, et kui sa võtad sprinterid nüüd ükshaaval ette, siis ükski mees ei teinud sisuliselt ju paremat hooaega kui aasta varem. Ja ei ole ka suurt, ja seal ei paista ka mingisugust ideed, et milles siis asi? No Timo Simolatser ütles selles samas loos ju väga õieti ära, et samamoodi edasi minnes me ei ole järgmisel hooajal enam konkurentsivõimelised, et see ei ole nagu võimalik, et midagi peame nüüd muutma. Nüüd ongi nagu põhiküsimus see, et esiteks, et kuidas laheneb nii-öelda koondise peatreeneri küsimus. Seal ei ole mitte mingit vahet, kes seal peatreener. Peatreener peaks panema paika kogu selle strateegia ja plaani, kuidas siis koondis hakkab valmistuma. Ja mis saab sprinterite nii-öelda peatreenerist ja sprinterite treenerist? Peep, meil on igal suusatajal on oma isiklik treener ikkagi. Sprindis küll, jah, okei, seal on peatreener, seal pannakse see süsteem üldiselt paika, mõnel mehel on seal oma treenerid ka. Aga muidu on igal ühel omad treenerid, ütleme niimoodi, et see peatreener on tegelikult administraator. See, kes ikkagi nagu määrab, ütleb, et nii, nüüd lähme mehed siia laagrisse, ongi kõik, ja siis sinu oma treener kohendabki plaanid vastavalt sellele. Ja mis sa tahad siis öelda, et Mati Karlovitš laseb kõrvad lont ja ütleb, jah, täpselt, et meie tahtsime sinna siis laagrisse minna, aga kui peatreener ütleb, siis me lähme nüüd. Siis ei saa koondisse, kui täida peatreeneri. Kuule, saa. Nii ongi. Nii, okei, suusatamisega oli nagu on, kahevõistlus, suusahüpped, ka mitte midagi helget. Kuidas jälle võtta, selles mõttes, et kas meil on midagi helget sealt varem nii-öelda alla panna, et ega kahevõistlejad MK-punkte said rohkem kui hooaeg varem. Ennem said 1 punkti ja nüüd said 2 korda oli jah, 6 vist kokku, et ei saaks nii-öelda väga musti raame sinna maalida, aga ühe pala sa jätsid mainimata, mis on laskesuusatamine, mis võib-olla suuruselt on ikkagi Eestis teine, kui vaadata seda hulka sportlasi, kes regulaarselt käib MK-etappidel ja iseenesest ju naiste poole peal oleks väga keeruline öelda, et see hooaeg oli nurja läinud. Ja ei laskesuusatamine. Olgu Eveli Saue nii-öelda kadus ära pildi pealt ja Kadri Lehtla tuli, mitte päris tema kohtadele asemele, aga peaaegu tema kohtadele asemele Grete Kaimi juunioride tiitel sinna juurde ka veel. Kristel Vigipuu ka punktidel mitu korda, eks ole, noore tüdrukuna. Just, need on kõik muidugi sellised sportlased, kellel ongi see aeg, kus peaks nii-öelda see paranemine tulema. Et Kadri Lehtla nii-öelda põhi, mis tal oli eelmise hooajaga või eelmise paari hooajaga all, oli ikkagi ka alla igasugust arvestust. Kui võtame selle, millises kohas ja kui uhkelt ta tuli tegelikult, kui ta laskesuusatamise Eesti koondisega liitus ja esimesel MM-il kohe oli ju Eveli Sauega võrdväärne põhimõtteliselt. Aga teisel pool, meeste pool, seal on muidugi see, et raske on muidugi näha, et mille pealt seal üldse mingisugune areng veel peaks tulema. Sealt on alt võib-olla tulijaid Jan Treier ja kes võib-olla Jaan jälle, see on kõik kaugu tuleb ka praegus koondist, nemad hoiavad oma taset ja võivad üksikutel hetkedel sähvatada sinna, teise 10 piiri peale, aga raske on loota, midagi enamat sealt tuleb praegu. Aga nende asi ongi olla praegu seal koondises, hoida asju üleval ja oodata, kui noored poisid nad üle sõidavad. Aga ütleme niimoodi, et ikkagi masendav suusa aasta oli. Ega väga ei kippunud sinna teleka ette meie omade sõitu vaatama. Kui me mõtleme, et Sotši olümpia ei ole just väga kaugel enam, siis kus me seal mõne 6. kohagi välja võtame? Mis 6. Kes esikümnesse pääseb? Ja kui me ütleme, meil ei suusahüppetest ei rääkida veel midagi, et suure uraaga läks ju suusahüppaja nii-öelda meil kahevõistlus suusahüppetesse üle, aga tulemust ikkagi, ma ei tea, ikka sellist vist ei tulnud nagu. Aga see on ka asi, mida minu arust ei saa nagu ühe hooaja põhjal öelda ära, et nüüd tegi valesti või nüüd on pettumus või mis iganes. Keegi pole väitnudki kuskil, et see üleminek peaks väga sujuv toimuma. Sest see oli variant, kas ta hakkab suusahüppajaks või lõpetab üldse spordiga ära, see on niimoodi aru. Kaarel Noormsalu on igal juhul positsioneerunud ennast just niisugune umbes 30. 40. koha vahele, seal on ta stabiilselt. Nüüd oleks siis natukene paremaks vaja järgmine aasta saada, mis tähendaks siis järjepidevalt punktide noppimist. Aga kas ta saab paremaks,
poisist endast sõltub. Asume kiire vahemängu juurde ja Eesti jalgpall on ikkagi ülikõva ja Eesti jalgpallurid on samuti ülikõvad, sellepärast et Manchester United, Manchester City, kurikuulsad klubid Euroopa liigas esikaheksasse ei pääsenud, aga pisike Alkmaar, kus siis meie Ragnar Klavan mängib rahulikult, tegi asja ära. Eks see Euroopa liiga ongi natuke selline lohutusturniir või väiksemate meeskonna turniir, et ega mulle tundus küll selline mulje, et ega see Manchester Unitedit ja Manchester Cityt nüüd nii väga see turniir ikkagi ei huvitanud või motiveerida või mis te ei käi nii need asjad sellisel tasemel, Peep. Ma olen sellest täiesti kindel, et nii need asjad ei käi. No põhimõtteliselt, miks nad peaksid loobuma sellest karikast ühest? Ei, seda küll, aga sisemiselt, kui sa oled nagu päris turniirist välja kukkunud, siis on ikkagi ennast päris raske sundida. Minust on jalgpall selline ala, kus see traditsiooni jõud on juba selles mõttes nii suur, et sarjade nimed on võib-olla muutunud ja neid on 3 asemel 2 jäänud, aga need juba Inglismaa enda sees on ju need samad karikavõistlused ja kõik need asjad, mis nii-öelda ei ole ühegi puhul nagu küsimus, kas nad panevad silma särama või mitte, võib-olla see liiga karikas on natukene nagu teisejärguline, aga see on ka kõik. Et Alkmaar ja Klaavan on kõvad. On absoluutselt, jah. Ainuke väike hirm, mis siin on Alkmaari ja Klaavani puhul on see, et kui nad praegu 3 rindel väga kõvasti panevad, et Hollandi liiga, karikas ja nüüd Euroopa liiga ka, et siis vähemalt midagi lõpuks suudetakse sealt nii-öelda käega katsutavat kätte ka saada. Et mitte niimoodi, et kõigis 3 sarjas oleks väga kõvad, aga lõpuks hooaja lõpus nii-öelda karikad käes kuskil käes ei suudeta hoida. Ei, nad ei peagi loobuma, et see on selline väikene nagu kartlik selline mõtteavaldus lihtsalt, aga läheme edasi, läheme hoopis põnevama teema juurde, läheme selle juurde, et maletajad on saanud endale uue nii-öelda riietumiskoodeksi, käitumiskoodeksi ja naiste puhul on nüüd sügavamad dekolteed keelatud ja meeste puhul, või naiste puhul ka muidugi, ka haisvad riided tuleb ära kaotada. No ma tunnistan ausalt, et kui ma nüüd meenutan ka oma lapsepõlvest kõikide maletajate pilte, mida spordileht omal avaldas televisioon näiteks, siis ma küll ei mäleta, et näiteks Tatjana Fomina või Leli Pärnpuu või võtame sinna maailma ässad Maja Tsiburdanitse ja Nona Kaprindasvili oleks käinud mingisuguse sügava dekoteega kunagi seal võistluste. Ei, aga sellepärast nemad olid head maletajad, aga keskpärane maletaja võib hakata meestel päid niimoodi segi aja. Ma soovitan sul, Peep, selle õhtule loo läbi lugeda, seal olid ka paar nime välja toodud. Tundmatud mängid. No nad olid meie jaoks loomulikult tundmatud, kuna me ei ole erilised malespetsialistid. Hoolimata sellest, et me malet mängime loomulikult väga kõvasti, aga kui sa need nimed nüüd sisse lööd, siis sa näed, et seal on, ütleme, on küll üht-teist. Ma arvan, et kogu selle nii-öelda reegli kehtestamise taga on see, et maletajad lihtsalt tahtsid natuke tähelepanu tõmmata, et natuke ületada uudiskünnist, sest tavaliselt nad seda siiski ei kipu eriti tegema. No seal oli ka üks nipp, ma vaatasin, seal oli reeglis, naiste puhul oli reegel, et on lubatud ainult 2 kõige ülemist nööpi lahti nööpida pluusil. Aga pluusi 2 nööpi ongi. 2 ongi ainult. Et seal annab manööverdada, ma arvan, päris edukalt. Nii, küll aga nüüd selline huvitav asi, et Tallinna Kalevi jutt käib siin mingisugusest müstilist jalgpallimeeskonnast, kes kuidas müstilisest? Raimo Nõu juhib seda meeskonda. Teatavasti tõusnud Eesti meistriliigasse. Jaapanlast mängija siis Hiroyuki Mitsuyama nimetab Eestit maapealsest paradiisiks ja usub, et amatöörmeeskond Kalev suudab kulla eest võidelda. Ühes küsimus ma olen aga päri. Eesti on maapealne paradiis. Ma ei tea paremat kohta kui Eesti, aga kas nüüd see mingisugune Tallinna Kalev suudab kulla eest võidelda? Siin ma julgen jääda küll nagu eriarvamusele. Vaatame liiga tabelit. Esimene FC Flora 6, teine JK Tallinna Kalev 6. Jah, ja kuule, kui jaapanlane niimoodi ütleb, siis miks ei peaks nõnda jaapanlane siis käib siin kuskil ehitusel tööl ja õhtuti mängib jalgpalli või kuidas see on siis amatöörmeeskond? No, selle kohta, mismoodi, ma tean, et vanast Eesti võrkpallurid, kui nad Soomes mängisid, siis nad käisid niimoodi päeval tööl, õhtul tegid trenni ja mängisid, eks ole, et kas siis nüüd, kui Kalev toob siia mängijaid, siis samamoodi mingi töökoht või? Tallinna Kalev, see on ju Keskerakonna punt põhimõtteliselt, mis on siis mingi Savisaare nõunikud seal, mis nad teevad seal? Miks mitte? Nii, aga Sergei Bareiko, meie kuulus väravavaht ja kes sai nüüd 3-mängulise võistluskeelu seal väikse konflikti eest, ütleb, et kõik jalgpalliründajad on nagu väikesed jänesed, keda kaitstakse.
ja minu meelest niimoodi ongi, sellepärast et seal on ju kõik, absoluutselt kõik tehakse, isegi vaadake, seal mingi MM-ide, EM-ide eel öeldaksegi, et tähtmängijaid tuleb kaitsta ja nii kui neid natukenegi puudutatakse, kohe tuleb anda kollaseid ja punaseid ja mis iganes kaarte. Aga veel rohkem kaitstakse minu arust väravavahte, sest et üks puha, mis tahtis palli peal olukord on, põrkavad mänge, väravad kokku, alati väravad nii pahased ja alati nagu nende ründamine mingisugune, kuule, aga väravavaht ongi kõige tähtsam mäng, vaata, mis okis on, mine sa proovi väravahti puudu, saad kohe pasulasse. Aga ma räägin, et minu arust selles Pareikol ei ole nagu õigus, et väravahte hoitakse veel rohkem. No ja teatud olukordades, mis mind häirib, on ka see, kuidas hoitakse ka kaitseid nii-öelda pilpa peal, et kui ründaja on oma nii-öelda ründetegevus seal kastis tegemas, siis ju tegelikult võetakse neile ikkagi väga kergelt seal igasugused vead ära, mida muus olukorras ei võetaks, samal ajal kui kaitsjad, ütleme, võivad seal lubada endale ikkagi palju rohkem. See on õige, kaitsjate poolt ma olen, sest kaitsemehed on kõige tähtsamad mehed, Jaan. No aga väravaht on ka ju kaitsemees. Väravaht, see on nagu teistsugune. Ühesõnaga, nagu me oleme jõudnud järelduseni, nii kaitsjad, ründajad kui ka väravahid on kõik väikesed jänesed, pool kaitsjad on siis õiged mehed ainult. Nad teevad kõige rohkem tööd platsi. Absoluutselt. Ja nädala Ronaldo tiitel läheb jälle jagamisele ja selle tiitli saab meil seekord meie põhjanaaber Kimi Räikkönen ja saab siis selle, ütleme siis, toreda etenduse eest hooaja esimesel vormel 1 etapil Austraalias, kus ühel hetkel siniseid lippe rajaservas nähes hüüdis mees siis ehmatunult tiimile raadioteel, et miks nad mulle sinist lippu näitavad. Jah, ja järjepidevalt. Ja siis muidugi tiim naeruga võideldes siis teatas, et need sinised lipud ei ole sulle. Et mis tähendab seda, et Kimi oli ikkagi tükk aega sealt vormelist ära, ega tema enam ei jaganud ega adunud. Vend põrutas esikolmiku ringi aegu rahulikult ja tõesti võib ära ehmatada, et mida nad vehivad. No aga mees vähemalt rääkis. Mees rääkis. Auhinda väärt on seegi ju tegelikult. Et ta ütles ikkagi nagu pika lause nagu. See oli nagu erakordne. Nii, aga nüüd läheme ruttu kirjade rubriigi juurde, kirju nagu alati on palju ja siin kõigepealt Tarmo võib-olla oskab see kõige parem vastata, et siin pahandatakse nagu kanal TV6-ga, et miks nad näitavad vormel 1 etappe pool päeva hiljem, et see kogu spordivaatmise võlu on sellega kadunud. No eesmärk on ju ilmselge, et kuidas küsija nimi oli? Siin on X-fänn, murelik F1 murelik F1 X-fänn hakkaks otseülekandeid vaatama Viasat Sport Baltic. No minu arust ka, et igal normaalsel inimesel, kui ta vähegi spordivõil on Viasat Sport Baltic oma programmis olemas ja kui seda otse vaadata veel on ka RTL, mis on ka igal inimesel. Ja põhimõtteliselt striimidest on väga hea, ma olen pidevalt vaatan BBC ülekannet, väga hea ülekannet. Ja Janar siin kirjutab, et ta tuleb meelde, et mõni saade tagasi rääkisin negatiivses toonis Ricky Rubiost, et kui see selgitas suure tõenäosusega Rubio võtab hoomi vahele, et kas siis härra Peep on omadega väga rahul ja saab finaalis 100% Hispaania poolt olla. Ma olen seda, et finaalis olema 100% ilmselt kas Venemaa või Leedu poolt. Ma nagu Hispaania pruugisin saada. Nii. Aga läheme edasi veel, et Onu Arno kirjutab ja ta on võtnud sihikule Eesti jalgratturid, et Kangaret ja Taalamäe on nüüd sattunud siis uue moehaiguse küüsi ja teeb meestele ettepaneku, et ühe õllepudeli jagamise võiks siis ära lõpetada. Jah, noh. Minu arust ka, või kuidas, kui tegemist on nagu nii-öelda sülje teel, kas on siis omavahel siis Kangaret Taalamäe suudlevad või jagavad õllepudelit, et 2 varianti on, kuidas see muidu sai nendele peale tulla. Mehed ei nuta tagasi, Peep Pahv, Tarmo Paju, Jaan Martinson, räägime korvpallist. Kalev Cramo siis kohtub Balti liiga veerandfinaalis Riia VEF-iga, aga on väikene probleem. 2 mängu vahel tuleb siis rinnak kokku panna siis Rakvere Tarvaga. Et üritati nüüd see mäng sealt vahelt, see reedene mäng ära nihverdada, aga Andres Sõber ütles, et miks peaks maamees linnamehe ees lömitama. Ja ma ütlen, et õige tegelikult. No ei saa niimoodi teha, et lihtsalt võtad ja kui on üks kalender nammub paigas, siis lihtsalt pane neid mänge niimoodi ja loodad, et nüüd teised on valmis kohe oma asju muutma. Ei pea asjad niimoodi käima. Kusjuures mul oli ka natukene, ma uurisin, kuidas see protsess olevat käinud, eks, et isegi mitte kalevlased ei helistanud siis sõbrale ja palunud, vaid korvpalliliidu ametnikud siis hakkasid Andres Sõpra nagu talt nõudma, et see mäng
üle viiakse, vot mina sellest ühest asjast aru ei saa, kui me lepime kokku VEF-iga, et millal me mängime, paneme paika, teatakse, et seal on kalendrimäng, võtate see telefon, manager või kes see neid aegu paika paneb, helista kohe sõbrale, ütleb, kuule, meil on nüüd niisugune probleem, et kas me saaksime sinuga jõuda kokkuleppele, ole võnts. minu arust on samas, et miks nad peavad mängima neljapäeval ja laupäeval see Kalev see VEF-iga, kui juhul, kui on teada, et näiteks vajaduse kolmas mäng toimub alles järgmine laupäev, et siis on aega mängida küll ja võib ka mõnel muul päeval seal tuleval nädal mängida seda teist mängu, et see on nagu, see ei pea niimoodi olema, ei pea niimoodi kihutama neid mängida. No see, kas Andres Sõber oleks pidanud vastu tulema või mitte, noh, see on rohkem tõesti tema, ma arvan, et seal ei saa kasutada sõna, et ta oleks pidanud, edasi võib rääkida, kas ta oleks võinud, noh, sealt me jõuame selleni, millised suhted on nendel klubidel omavahel või ütleme ka isikute pinnal, mis suhted seal on, et ega Aivar Kuusma ja Andres Sõber, või noh, ütleme, Aivar Kuusma ei ole just kõige pehmemaid sõnu siin Andres Sõbra kohta sellel hooajal kasutanud ja nii edasi ja kõik seda arvestades mul jääbki nagu segaseks, et kuidas Kalev lasi nii-öelda sellised ajad kokku leppida üldse, et vaevalt seda tehti nii-öelda üle Kalev Cramo klubi pea niimoodi, et neile keegi midagi ei öelnud, keegi midagi küsinud ja siis ühel hetkel olid kuskilt taevas sadasid kuupäevad alla neile ja nüüd võtke või jätke, on ju. Ehk et millele nad ikkagi lootsid, kui nad selliste kuupäevadega nõus olid. See jääb antud juhul nagu segaseks ja kahju on muidugi lihtsalt sellest, et nüüd, kui nii Rakvere Tarval kui BC Kalev Cramol on tegelikult sellel nädalal oma, noh, võib isegi öelda selle hooaja kõige tähtsamad mängud, siis peaasjalikult ka meie oleme esimesed minuti või paar rääkinud hoopis mingist täiesti mõttetust asjast. No nii see on paraku, aga kui nüüd tõesti vaadata, mis siis nagu tegelikult nagu on oluline sel nädal, see ongi see, et kas see küsimus, et kas siis Kalevil on Balti veerandfinaalis Riia VEF-i vastu ka mingisugune võimalus, eks ole. Et miks, mina leian, et isegi võib-olla mingi võimalus on, et ega see VEF nii imemeeskond ka ei ole muidugi, aga selleks, et seda võimalust nagu tekiks, peaks muidugi Kalevil endal kõik, ütleme, 110% õnnestuda. No lisame siia juurde, et Riia VEF-il ei ole praegu võib-olla hooaja just kõige selline ilusam hetk, et on siin saadud kaotusi ka ja BC Kalev Cramol noh, samal ajal on selline, ütleme, selgelt üle keskmise hetk praegu käsil, et võideti Kiievi Budivelnikut, mis siis, et see kohtumine tabeliseisu mõttes VTB liigas midagi ei otsustanud, võideti ka Balti liiga tähtis mäng päris suurelt Ruudupise vastu, et selles mõttes justkui noh, kõik on selline, mis nagu lubaks midagi loota, tõsi, noh, ja lisaks lubab loota veel see, et kui me vaatame ja meenutame Kalevi seniseid mänge kahte Riia VEF-iga, siis kumbki pole olnud selline, mis ütleks, et noh, seal ei ole tõesti, et VEF on nüüd nii midagi üle mõistuse, et Kalev ei peakski neile vastu saama. Aga noh, teiselt poolt tuleb ikkagi jälle see pessimismi pisik sisse, kui palju sel hooajal varemgi, noh, mida hooaeg edasi, seda vähem küll, on ka olnud põhjust mingite lootustega minna Kalevi mängule ja siis suhteliselt kiiresti pettuda, et selles mõttes ei tahaks ikkagi väga suurt lossi ehitada. Aga kui juhul, ütleme, Kalevi jaoks on ikkagi see Balti liiga niimoodi veerandfinaal, ei ole midagi erilist, siis ütleme, täiesti ajaloolise tähiseni on jõudnud Rakvere Tarvas tegelikult, kes siis täna alustab Balti liiga teise divisjoni finaalseeriat, või mis ei ole finaalseeria, vaid õigemini 2 mängust koosnevat finaali ja mängib siis kodus Parevežise meeskonnaga, nii et see on nagu nüüd, oleks küll ikka vahva asi, kui õnnestub Rakvere meeskonnas, et võitjana väljuda ja kui nad tõesti tõuseks järgmiseks soojaks nagu päris Balti liigasse, keegi muidugi tea, mis kujul see päris Balti liiga olema hakkab järgmine hooaeg, aga iseenesest fakt iseenesest, et sari võidetakse ära, oleks päris vahva. No ühe üsna samal tasemel Leedu meeskonna Tarvas eelmises ringis võitis juba. No ta on veel, ja võitis päris veenvalt. Ja on sellest kõvemaidki meeskondi võitud nii-öelda ka alagrupi turniiril, eks ole. Võitis päris veenvalt, aga võitis ka sellise üsna ideaalilähedase mänguga, kui ma seda kordusmängu eriti meenutan. Aga samas, kui ma vaatasin reedel koha pealt Rakvere Tarva ja Tartu Rocki mängu, eks ole, ma ütlengi Tartu Rock rõhutatud, siis selle põhjal ma võin öelda küll, et ega Tarva seis ei ole paha, sest näiteks tartlastel ei olnud küll nagu erilisi võimalusi seal nende vastu, et kas nüüd tulenes tartlaste enda halvast mängust, mingil määral ka kindlasti, aga Tarval, ütleme, on variante küll mängida minu arust see võidu peale.
no ma ütleks isegi, et need on vähemalt 50-50 paar antud juhul, et selgelt need šansid on suuremad kui Kalevil VEF-i vastu, päris palju suuremad. Aga läheme põrinate poole üle, kõik põrinate fännid, tulge nüüd raadiotele lähemale, algas vormel 1 hooaeg, Jaan on juba viimased ütleme 48 tundi olnud sellises groovis sees, endiselt vaimustuses. Väga hea etapp oli, väga hea etapp ja seal oli mida vaadata ja hea küll, et Jenson Button võitis ja Vettel oli teine ja 2 tiimi tundub, et on eest ära, aga no kui me hakkame sealt tagantpoolt vaatama, siis sealt oli väga palju põnevat vaadata, just see, eks, et mida suutis Kimi Räikkönen lootusega teha 17. kohalt 7. ennast võidelda ja tahaks näha, mida see, mulle tundub, et see lootus on täpselt sama hea kui Red Bull ja McLaren. Ja kui Kimi Räikkönen sekkuks tiitleheitlusse. No midagi magusamat ei saaks muidugi olla. Absoluutselt. No see oli nüüd ilmselge liialdus muidugi, et lootus tõestas, et ta on sama kiire kui McLaren. Tarmo Käres on tead ju Jaani päris seda ta siiski ei tõestanud. Pigem jäi minu mulje esimesest etapist. Ajasõidus, kes oli 3? Ei, no ta võis ju ajasõidus olla, aga võistlussõit on midagi muud ikkagi. Võistlussõidus ikkagi me nägime, et ilmselgelt kõige paremad kiirused on hetkel Red Bullil ja McLarenil, ja mis on iseenesest muidugi ka super uudis, selles mõttes, et vähemalt esimese etapi järgi näib meil olevat lootust, et üle pikka aja on vähemalt 2 tiimi ehk 4 masinat, kes on võimelised 3 masinat. No okei, Mark Weberi sa ilmselt loed seal sõitja pärast maha, aga ma rääkisin masinatest, et 4 masinat, kes on nii-öelda masina poolest võimelised maailmameistritiitli pärast võitlema. Ja see on midagi, mida nii-öelda Sebastian Vetteli valitsemise ajal ei ole varem veel olnud. Et seni on ta ikkagi olnud nii-öelda ütleme siis oma ainsast konkurendist Mark Weberist nii-öelda masina mõttes konkurendist lihtsalt sõitjana nii palju üle. Nii, aga no minu jaoks on täielik hämmastus, kuidas Ferrari oskab jälle oma auto nii ära käkkida, et seal ei ole ka mingisugust kiirust üldse. Praegu kõik bossid sõitsid selle asemel, et Malaisiasse sõita, kus kohe algab sel nädalavahetusel teine etapp, põrutasid Maranellosse kriisikoosolekule, sellepärast, et nad ju eelmise hooaja katkestasid poole pealt, ütlesid, autot enam edasi ei arenda, hakkavad töötama uue auto kallal. Ja mis siis on nüüd? Põhimõtteliselt auto lihtsalt ei sõida. Alonso võitles küll 5. koha välja, aga tänu sellele, et on Alonso. No sealt eest kadus neid mehi ära ka tal päris korralikult. Minu teine müsteerium Ferrariga on ikkagi ka esimese etapirall, kuidas Felipe Massa-sugune mees üldse saab olla sellises tiimis. No põhimõtteliselt on kogu aeg olnud, see eluaeg, nad ei ole kunagi, Ferrari ei ole kunagi 2 head sõitjat võtnud. Teine on alati niisugune teine on tiimi abitööline, ütleme niimoodi, kes peab aitama siis seda põhimeest nii palju, kui ta see võimas aidata on. Et see tekiks see tiimi sellest konkurentsi, see on mõnes mõttes võib-olla vaadates, et vormeli sõit on ikkagi ka nagu tiimisport, eks ole, nagu siin on palju räägitud. On see võib-olla mõnes mõttes õige suhtumine, eks ole, et sa panedki kaardi 1 ässa peale. Kui sul on 2 võrdset kõva kivi, siis see võib tegelikult tiimi kui sellist kahjustada. Aga vaadake, kui palju sealt vingeid sõitjaid sealt nii-öelda keskklassis on, kes tõesti sõidavad ja keda on hea vaadata, eks. Kobayashi muidugi, Maldonado, Perez, kõik nad tõesti võitlesid ja kaamera sinna läks ja täielik action käis. Ja muidugi lisame veel selle Kevin Korjuse konkurendid, eks, Ricardo ja Jean-Éric Verne, kes olid vastavalt siis 9-11 ja keda Kevin Korjus andke andeks loputas eelmise aasta alguses, kui tal oli võitlusvõimleline masin. Mis tähendab seda, et meie poisi puhul ei ole küll seis niivõrd lootusetu, et me võiksime öelda, et see mees nüüd küll vormel 1 ei päri. Seda ei ole ilmselt keegi öelnud, aga samas ma jaan sulle öelda seda, et ära nüüd selle esimese etapi pealt siiski nagu liiga vaimusse satu. Aga lähme korras ka Eesti autospordi juurde ja siin on ka natuke kirgi möllamas, või korraks oli väike torm teeklaasis, võib niimoodi öelda, Audur Ringra ümber siis, et kas on välja kulutatud ju teatud projekte, on saadud EAS-i poolt rahad ja nüüd siis ikkagi leidus inimesi, kes arvasid, et see projekt ei ole hea ja tuleks ka teistmoodi teha ja nii edasi, et siin oli nagu arutelu, isegi mingi ümarlaud oli Pärnus seal maavalitsuse juures, et ütleme,
kisa on nüüd rohkem kui asi väärt on vist. no kas te ise, ma tahaks nüüd natukene udida teid siin, et kas te ise ei lasknud seda kisa nagu liiga palju isegi eetrisse, kui see asi väärt ei, muide, tänu meie kisale põhimõtteliselt seal ümarlaual rõhutakse sõna tänu meie kisale. ja just, aga ongi nii. Te võite ennast lohutada, et tänu teie kisale oma mõttega. ei, ma tahtsin, tänu meie kisale toimus see ümarlaud, vähemalt sealt lahkuti sõpradena ja praegu siis nii-öelda oponentide teatud asju võetakse nüüd ka uue ringraja puhul arvesse. Jaa, see on muidugi natuke lihtsameelne, ega seal nüüd päris sõpradena muidugi ei lahkutud ja mingeid erilisi asju seal arvesse ei võeta, et seal jutki on mingid pisidetailidest, et nagu laias laastus ikkagi Enn Teppan nii-öelda siis oponendina, et tema need ideed ikkagi käiku ei lähe ja otsustati, et ikkagi see tähendaks seda, et sel hooajal see ringrada valmis ei saaks. No see võib-olla tähendaks ka seda, et seda ringrada ei saaks ka järgmisel ega ülejärgmisel hooajal valmis, et küsimus oli ju tegelikult selles, kas jageleda lõputult omavahel või ikkagi teha lõpuks midagi ära. Aga minu jaoks arusaamatu, miks ei võetud varem ei Enn Teppandi ettepanekud arvesse. Ja lõpuks tehakse ikkagi midagi lõpuks ära, midagi, mis on oluliselt parem kui praegu seal on. Ei, seda küll, aga miks ei võetud nagu varem neid Enn Teppandi ettepanekuid arvesse, see on minu jaoks arusaamatu. Sedast ma isegi aru võib-olla, et jah, praeguses olukorras enam võib-olla tõesti siis ei saa, et võtab jälle aega kõik see, kuigi ma ei saa aru, miks see detailplaneeringu ja kõik asjad nii kaua peavad aega võtma, miks need võiks nagu kiiremini kõik käia, aga see on küsimus ei olnud ainult nendes, küsimus oli ka rahas, et ega teha, et parem ringrada, see maksab rohkem raha ka. Ei, seal olid ikka mõned sellised, see oli nagu kuidas rada maha joonistatud, et seal nagu väga palju see summa võib-olla ei muutu. No kogu asja point on nüüd see, et see ringrada nagu praegu ta valmis saab, see on nii-öelda grade C, kus saab pidada rahvusvahelisi võistlusi, küll aga mitte tiitlivõistlusi, nagu see Renault sari ei saaks nüüd meie ringrajale tulla. Teppan tahab teha raja nii, et võimalikult lihtsalt väikeste kuludega ja kiiresti saaks sellest teha grade B rada. Ehk siis, kus saab ka juba mingit tiitlivõistlusi korraldada. Ja minu meelest see on ainuõige otsus ja mis mulle autosportlaste puhul ei meeldi, on see, et nad vaatavad, et me saime 3, ma ei tea, mitu miljonit eurot, et näed, me saame selle raja ja kõik kuulge, vaadake, mis on Teffandiga tehtud. Seal on üks asjalik vend on ees olnud. Palju seal on aastate juures? 10 aastat. Teffandi ei sündinud ka siis, kui päris nagu ühe suvega. Kõike seda saab aastatega edasi teha. Seda ma tahangi öelda. Ei, praeguses variandis hästi ei saa. Et seal peabki, see on küsimus, kuidas sa pead nii suuri ümberehitus tegema, et see, et autosportlased rahuduvad keskpärasusega, see on halb. Aga sinu Teffandi jutu peal tahame öelda ainult üks küsimus, Jaan. Miks ei ole Teffandi staadionil jooksuraja ringi? See on juba naljanumber. Aga sellepärast, et see on talispordi staadion. Talispordi staadion, mis peaks terve suve seisma sööti. Ja sinna on muide... Miks sinna tehtud kettaitesektor, kaugushüppekast ja muud asjad ja sinna jooksurada on umbes 200 meetrit. Asume viimases saateosa juurde ja nagu eelmises saates välja kuulutatud, räägime siis sellest, räägime Eveli Saue lausest, kui ta ütles, ja kahtles, et mida annab maailma parim olemine. Ja siia juurde ka laskesuusata Magdalena Neuner lõpetas 25-aastaselt karjääri, sellepärast, et nagu ütles, et tal ei ole enam midagi teha, midagi tõestada, miskit. Vot see on nüüd temaatika, mis mind paneb ikka täiesti põlema, eks ole, ja millest ega minul on küll raske aru, siis mõned kirjutajad, muuseas, meil ei enam kirjade riigis, ma ei hakatki neid ettetusi lugema, siin on nagu päris mitu sellist arvamust ja kirju oli ja mind ajas ka näiteks Mihkel Plaasi arvamus nagu natuke nagu närvis, et ta ütles, et nüüd hakkab ka päris tööd tegema see Neuner, eks ole, ja sportis olla kunagi maailmas prioriteet number 1, mis mõttes ei saa. Muidugi saab sel juhul, kui sa oled tippsportlane, siis see on sinu töö ja siis see ongi sinu prioriteet number 1, see on nagu loogiline. Ja sama ma tahaksin ka ses suhtes öelda Eveli Sauele, eks, et mis tähendab, et mida annab maailma parim olemine. Aga põhimõtteliselt ükstapuha, sa lähed nüüd oma arvuti tööle, seal sa ju tahad ka oma tööd teha võimalikult hästi ja olla maailma parim. Olla maailma parim, absoluutselt. Sellepärast, et see on nagu loogiline. Jaa, aga siin sa, Jaan, jõuadki oma jutuga sinna ikkagi, mida lihtne on sellest Eveli Saue ühest lausest kinni hakata ja siis nii-öelda naeruvääristada ja öelda, et see ei ole õige sportlane, kes üldse niimoodi mõtleb, et Eveli Saue mõte ju tegelikult oligi see, et sellisel kombel, nagu Eesti nii-öelda laskesuusakoondis on need aastad toiminud,
ta ei saagi kunagi maailma parimaks. kuule, ei, ta mõte ei olnud see, ta mõte oli ikkagi oli vägagi mida see. annab mulle see, kui ma olen maailma parim. Et selles on nagu küsimus, eks ole. Et mis on see, mis paneb mind nagu pingutama sellele. kuule Tarmo, muide, Bill Gates, kus kohast ta alustas oma Microsofti? Garaažis hakkas tegema, tal ei olnud ju mitte kui midagi. Nullist hakkas pihta ja sai maailma parimaks. Ei, no, igasugu... no selles mõttes tingimused, mis sa ainult seal, et kus sul on kõik absoluutselt viimse peale tingimused loodud, et sealt alles ei, no, selles suhtes olen ma muidugi nõus. Igasuguseid võrdlusi võib tuua, aga ma ütlen, et Eveli Saue lõpuks ikkagi see, et ta mõtles nende asjade üle, näitabki ju tegelikult seda, et ka tema jõudis arusaamisele, et sellel hetkel, kui ta tõesti esitabki selle küsimuse endale, siis tal ei olegi mõtet enam edasi teha. Ja sinna ta jõudiski. Ja ma ütlen, et samas päris paljudel sportlastel nii Eestis kui maailmas oleks tark aeg-ajalt küsida, miks nad seda ikkagi teevad. Et kas siis, ütleme siis, kas siis nii-öelda enda sisemine, kas see põlemine on olemas parimaks saada või ei ole. Eveli Saue näed, kui ta ühel hetkel tunneb, et see on küsitav selle väärtus, siis ta lõpetabki asja ära, saab aru, et elus on muid väljakutseid. Aga on väga palju sportlasi, kes ilmselt ei küsi kunagi endalt seda küsimust ja teevad mingil põhjusel, millest ma pealtvaatajana päris hästi aru ei saa, miks ta seda teeb. Ei no vaata, sinu loogika järgi siis saakski olla stardis rohkem kui üks sportlane, eks ole, või ütleme 10 sportlast, keda on reaalselt võimalik tulla esimeseks. Et mõne jaoks on see nii-öelda parimaks saamine võrdub sellega, et tema, ütleme, see level ongi jõuda näiteks maailma 20-ndaks. Ja tema kogu see sisemine põlemine ongi suunatud sellele ja endast maksimum andmine, et ta jõuab maailma 20-ndaks. Ja ma ütlen, et see on ka õige spordimees või naine, eks ole, sest tema võtab sellest asjast maksimumi. Aga tema esitab, mis see mulle annab, see annab teda see, et see ongi nagu see võit. Tema jaoks ongi see 20 koht ka võit, eks ole, mõistad seda? Ükstapuha, kus sa töötad, kas sa töötad sportlasena või sa töötad ajakirjaniku, kõik sa peaksid ikka endale maksimumi andma, aga mitte lugema oma töötunde ja kõike muud sellest. On õige peale. Ma tahangi väita seda, et nii Magdalena Neuner kui ka Eveli Saue, kuni nad täiega sporti tegidki kõike seda, mida te nii-öelda nõuate ühelt õigelt sportlaselt. Et kas sa tahad öelda, Peep, et Magdalena Neuner kõik need aastad, mis ta on maailma valitseja olnud enne seda, et ta on kuidagi olnud vähem õige sportlane kui keegi, kes temast minut või 2 aeglasemalt sõidab? Ei, seda kindlasti mitte, aga ma ei saa aru, mis siis järsku juhtus, et miks, kuidas siis tal see spordi mehe või naise hing järsku ta seest välja läks. See on nagu hämmastav ja ei ole nagu mõistetav. Ma arvan, et seda me ei saagi mõista päris hästi, aga minu arust on üle kohtuline. See näitab ära, et ikka kui inimene 25-aastaselt tal ei ole midagi veel, tal on 2 olümpiakulda ainult, see ei ole midagi nüüd niukest, et mul ei ole motivatsiooni pinguta, mul on 2 olümpiakulda, nalja teete. Et see näitab ära, et ikkagi päris niisugust lõpuni 100% spordiinimene ta ikkagi nagu siis ei ole ja midagi teha ei ole, midagi parata ka sinna ei ole. No ma ütlen, Peep, et need väljendid 100% õige spordiinimene, õige sportlane, need on sellised mingi määramisel sündinud mingid asjad, millel ei ole tegelikult mingit tähendust, et kas Eveli Saue või Magdalena Neuner on siis nagu vähem õiged sportlased kui suvalised näited too ükskõik mis alalt, kes võib-olla on nagu oluliselt kehvemate tulemustega, oluliselt vähem trenni teinud, oluliselt laisemad sel ajal, kui nad sporti tegid. Ei ole ju. Ei, mis laisemad, ma ei räägi nendest, kes ikka võtavad oma karjäärist maksimum ja mina leian seda, et ei ole, ei Eveli Saue ega Magdalena Neuner ei ole maksimumi võtnud oma karjäärist. Et nad võiksid rohkem, et Saue võiks jõuda ka kuskil võib-olla medalile ja Magdalena võiks võita veel rohkem kuldasid, et kuidas nii nagu näiteks on ju näiteks küll, kuidas vanad mehed lõputult võidavad ja leiavad ennast seda motivatsiooni. Björndalen näiteks, spordimees, No on ka väga palju vastupidiseid näiteid ja muudelt aladelt. Sport nagu muud alad ei ole mingi orjandus, et kui sa korra oled andnud, siis sa peadki nagu lõputult seal olema, et see on vabatahtlik asi, aga me peame nüüd minema teise vabatahtliku asja juurde ehk ennustuse juurde. Eelmise nädala ainus punkt tuli Peebule Chelsea edasipääsu ennustuse eest, üllatus, seis 2 nädala järel on 1-1 ja 1 ja uue nädala esimene küsimus on, mitmenda koha saab Baruto käimasoleval sumoturniiril. Nüüd meil kõigil on 1 punkt, ei tea, kus alustan. No ma alustan ise, ma pakun, et Baruto saab 2. koha. Ma ütlen, et võidab. Ma ütlen, et saab 2. koha. Teine küsimus, mis on BC Kalev Cramo ja Riia VEF-i Balti liiga veerandfinaali seis 2 mängu järel? Ma pakun ise, et see seis on 0-2. 0-2 pakun ka mina. 1-1. Ja lõpetuseks, kas Eesti vehklemiskoondis, naiste oma siis, lunastab sel nädalavahetusel endale olümpiapääsme või mitte?
no anname Peebule nüüd otsustusõiguse. Jah. No ma ise pakun ka, et ikkagi saavad selle kätte. no ma siis pean ütlema, et ei saa. Sellega on tänane saade läbi. Vaadake meid Facebookis, vaadake korvpalli sel nädalal hästi palju. Kohtumiseni. Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta.